Tere tulemast Tinkercadi töölauale, mina olen õpetaja Allan ja täna paneme proovile siis kõik või vähemalt enamus oskustest, mida me siin õppinud oleme. Ja selleks, et kiirelt meelde tuletada, näitan siis mõned nipid ära, mis me õppinud oleme. Nii, lohistame siit on ju objekte, väga elementaarne, siit saame muuta siis kõrgust, laiust, sügavust, tasapinnast kõrgust. Nõrga teega saame ta kukutada tasapinnale tagasi. Siin on meil copy, paste, duplicate, delete, on ju, undo ja redo. Siin saame joondada, rühmitada ja magnet oli meil siis selline tööriist, kus me saime siis võtta siit kinni ja panna selle objekti sinna, kuhu me tahame täpselt. See nupp siis tekitab meile siia selle ajutise tasandi, mille suhtes siis muuta suurusi, mõõte, kaldeid, kõrgust. Kui ma klõpsan siia töölauale, et siis muutub tasapind ja näete see kõrguse nupp töötab sedapidi, kui ma vajutan siia, siis on suund teistsugune. Ja see on seesama kukutamise nupp siis nii-öelda, et ta kukutab tasapinnale, et antud juhul siis sellele ajutisele tasapinnale. Et sama asi, mis nõrk tee. Mis meil veel oli? Rühmitamine on ju, selleks tuleb siis valida mõlemad objektid, rühmitamine ja lahti rühmitamine, joondamine ja tasapinna tööriist, klõps siia, kuhugi klõps on tasand uues kohas ja kõik tööriistad töötavad siis selle suhtes. Tagasi saamiseks siia. Siin on veel olemas joonlaua tööriist. Saame siis neid objekte liigutada siin selle joonlaua suhtes. Me näeme siin kaugust 0 punktist, objektide vahelist kaugust. Ja siin klõpsides siis me saame muuta seda joonlaua suunda ringiratast. Ja siit kaotame joonlaua ära. Nii. See oligi kiire meeldetuletus. Ja mina tahaks selleks nii-öelda lõpuprojektiks teha ühe pliiatsi topsi, mille idee ma sain internetist. Ja see põhineb siis nagu mõttel, et pliiatsi tops võib-olla selline kandiline on ju. Aga ta ei pea olema tingimata püsti. Ma teen 7 sentimeetrit korda 5. Ja kõrgus võiks tal olla 4 senti on natukene vähe, mingisugune 9 sentimeetrit. Nii. Ja idee seisneb siis selles, et pliiatsi tops ei pea tingimata olema püsti. Ta võib ka olla sellised nurga all. Ja me võime selle siit alumise nurga eest maha lõigata, et tal oleks mingi toetuspind. Et selleks ma kasutan seda kuubikut. Nii, midagi taolist, äkki sellest piisab. Või peaks natukene üles poole tõstma. Nii. Rühmitan ja kukutan. Nii, pliiatsi tops võiks olla siis tühi on ju. Seda me saame sedasi, kui me teeme duplicate sellest. Klõpsame siia, paneme töö tasapinna selliseks. Ja teeme ta natukene venitame välja, hoian shifti all ja lükkan tagasi. Niimoodi, et ta läheb väiksemaks. Ütlen, et see on auk. Ja kui ma nüüd ta välja lõikaksid, siis näete, jääb siia auk on ju. Et ma küll siia nagu need seinad tekkisid, aga kõrgust tal ei muutunud, kui ma teda väiksemaks lükkasin. Et ma teen ungroup
sikutan seda auku siit natukene välja ja teen uuesti grupp. Nii, alt on ka kinni ilusti. Nii, töötasapind tagasi ja nüüd, et see nagu ei oleks nüüd nii lihtne, paneme talle mingi värvi ka, üks sinise, et kaunistaks ta ära ka ja lõikaks talle siia külje peale mingid ilusad augud ja ma tahaks seda teha mustrina. Mustrit me õppisime siin mõned tunnid tagasi. Mulle väga meeldib sellistest kuusnurkadest muster. Ütleme talle 1 millimeeter paksuseks näiteks duplicate, natukene kõrgemaks, natukene väiksemaks. Ütleme, et see on auk. Lõikame ta välja, saame sellise kuusnurga ja nüüd see käis siin duplicate. Hoian shifti all, liigutan ta niimoodi. Paneme pealt vaatega. Nii võiks sobida. Duplicate. Nüüd selectin niimoodi ära. Duplicate. Shift alla, lohistan hiirega. Ja duplicate. Tegelikult ma tahaks ta natukene pikemaks selle mustri saada. Või no võime nii ka teha. Duplicate. Niimoodi. Rühmitame. Ja tõstame ta püsti. Trop. Ja ma panen ta praegu teist värvi, et me paremini näeks. Tropime ta sinna seina vastu, et meil oleks parem vaadata. Ja pöörame teda umbes samasse asendisse, nagu teeme ta väiksemaks. Nii, enam-vähem. Nüüd siit see alumine nurk oleks väär lõigata. Selleks kasutan seda tööriista, klõps seina peal ja võtan siit siis kõigepealt teen selle mustrist natukene kaugemalt, sellise 4-kandilise raami. Läks natuke liiga lähedale. Nii, finish. Ja uuesti klõpsan mitte siia selle peale, vaid selle pliiatsitopsi peale. Ja nüüd ma teen siis sellise nagu mustrist lähemalt raami ja umbes sellise kujuga, nagu ma tahan, et ta mulle siia pärast jääks. Et sellise kujuga augu ma lõikan siia pliiatsitopsi sisse ja sinna augu sisse jääb siis see võrestik. Finish. Nii, sellele viimasele ma ütlen, et see on auk. Seda sisemist auku on vaja 2 korda. Teen duplicate, tõstan ühe kõrvale. Mul on pärast vaja selle pliiatsitopsi sisse ka auk lõigata ja ma ei taha siit praegust niimoodi valida, ma meelega klõpsu selle peal, shift all teise peal. Grupp, muidu ta lõikab mul selle raamiga kohe ära. Nii, ütlen, et see on auk. Selectin uuesti grupp. Nii, nüüd on mul see välja lõigatud, mul on siin sama kujuga auk olemas. Toon pliiatsitopsi nähtavale. Peidan hoopis selle raami ära. Ja toon selle augu siia. Ja nüüd auk tuleks siis paigutada siia enam-vähem niimoodi, et oleks igalt poolt võrdselt. Paneme ortogonaalse vaata, siis on paremini aru saada. Ja siit ka läbi seina lükata. Ja kui ma tahaks 2 poole panna, siis ma lükkaks ta korraga nagu 2 poolt läbi. Grupp. Ja mul on 2 seinas auk. Toome kõik nähtavale, teeme sellest ka duplicate. Ja lükkame sinna. Nii. Nüüd ma
joondan ta siia kasti serva peale ja siin samamoodi. Nii paistab, et paksus, seinapaksus on suurem kui sellel raamil, et me võime seda raami paksust muuta ka. 0,6, no paneme sinna 2, vaatame, mis see 2 teeb. Joondame uuesti ära. Nii, nüüd ta sai natukene paksem. Tundub, et see 1 millimeeter võiks olla. Millimeeter joondus ja jah, see on suht okei, natukene jäi siit puudu, aga teine pool ka, siis paneme sellele raamile paksuseks 1 ja joondame ta pliiatsi topsi servaga. Ups. Ma tegin selle tavalise algaja vea, et ma ei klõpsanud pliiatsi topsi peale. Ja see serv läks paigast ära. Klõps pliiatsi topsile, et see ei liiguks. Ja nüüd on meil korras. Ja rühmitame ka. Ja paneme töötasandi sinna alla tagasi. Ja mul on pliiatsi tops, mis on nagu pisatorn külili ja tal on siin mingi muster külje peal. Üks asi veel. Paneme nime ka. Nii, kus see nimi võiks olla, siia alla äärde äkki võiks sobida. Või mõtleme, kus see võiks printimise mõttes olla kõige mugavam. Pigem siis, et me ei peaks supporte tegema, et paneme ta äkki siia. Pisemaks paneme ta siia nurka, paneme oma nime, valime siit teise fondi, vaatame, mis fondid meil siin on. Sans Mono. Ma ei tea, mulle meeldib see Sans ikkagi. Paksemaks teeme ta õhemaks. Paneme 0,6. Ja tõenäoliselt ta tuleb sama värvi nagu see tops, nii et paneme ka topsi värvi. Nii. Kõruka. Nii kaua, kuni need punased jooned siin paistavad, nii kaua ta teeb oma arvutusi, nii et oota ära, et need punased jooned ära kaovad, enne kui sa siis hakkad seda tööd kinni panema või eksportima või ükskõik mida muud edasi tegema. Nii, aga nüüd on sinu kord mõelda, disainida, olla loominguline ja kui töö on tehtud, pane talle siit nimi ja esita ära Clubs Tinkercadi logol ja Add Class Activity. Jõudu tööle!